See tegevusmudel, mida me siin Eestis kasutame, on Soomes üsna järgi proovitud. Ja mitte ainult Soomes, kogu Skandinaavias ja tegelikult juba väga palju aastaid. Nii et see, mis on Eestis täna unikaalne, see mujal maailmas on järgi proovitud. Loomulikult on omad nüansid, et täiesti üks ühele seda kopeerida ei õnnestu, kuid siiski põhimõte on olemas olnud. Nii et mis puudutab innovatsiooni, millega nüüd Onninen täna tegeleb, siis ikkagi võib puudutada tulevikunägemusi, tulevikulahendusi. Ja mulle tundub, et eelkõige puudutab see e-lahendusi. Küsimus on nagu hulgikaubanduse rollis tulevikus üldse, et mis on hulgikaubanduse roll, milline on see logistika, millised logistikakeskused on vajalikud, kus kohas maailmas nad asuvad. Ma tahan just nimelt toonitada, et need logistikakeskused vältimatult ei asu Eestis, võib-olla isegi mitte Baltikumis, vaid tänapäeval on need asjad nii palju globaalsed, et nad võivad olla kus iganes. Ja tellimused juhitakse elektroonilisel teel ja kauba käsitlemine on juba täiesti eraldiseisev teema siis sellisel juhul. Nii et selles valdkonnas Onninen töötab väga aktiivselt, milline on see täpne lahendus, seda ma ei oska öelda. Tõenäoliselt need lahendused ei ole ka kiired siiski, et need on siiski üsna pikaajalised lahendused.